Järgmine asi, mis sa siis soovid teha, on see, me seame sul ilusti selle MetaTrader'i ülesse. Ehk siis kõige all vasakul on selline asi nagu quotes. Klikki siia peale, siis üleval paremal on lubimärk, lubimärgi kõrval on see pliiatsi märk. Klikid peale ja nüüd aktiveerime siit kõik need ja kustutame need ära, sest enamus neist paare meil vaja ei ole. Ja seejärel kliki selle ülemise prügikasti märgi peale. Nii, siis järgmiseks lähed search'i, otsingusse, panedki sisse XAU, USD ja paned selle aktiivseks. Mul on see juba tehtud, ehk siis mina seda uuesti teha ei saa, aga sina paned selle peale ja XAU USD on juba olemas. Lisaks sellele pane siia ka GBP paarid ehk siis GBP AUD, GBP CAD, GBP CHF, JPY ja USD. Ja kui need on tehtud, siis ülevalt paremalt vajuta X-i ja lähme back'i. Ja nüüd on sul ilusti kõik siia need paarid tekkinud. Ehk siis, kui sa soovid avada nüüd mis iganes valuutapaari graafikut, ütleme, ma soovin avada XAU USD, ma panen chart ja siis sul avaneb selline graafik. Muidugi neid indikaatoreid ja joonise, mis ma siia teinud olen, siis neid sul ei ole. Aga see ei ole ka ei omagi hetkel tähtsust. Nii, siis järgmine asi, kuidas treide sisse panna, on siis see, et meil on kaks varianti. Üks on see, et me vajutame üleval kõige paremal ääres seda esimest ikooni ja siin me saame valida siis lotti. Et loti suurus peaks valdavalt olema ühenduses vastav sellele, mis on sinu konto suurus. Ehk ütleme, kui sul on konto suurus 1000 või alla, siis ma kindlasti soovitaksin treidida maksimaalselt 0,01 lotiga. Ja miks, sellest kohe räägime lähemalt. Ja siin on siis selline variant, et näiteks see on nii-öelda siis fast entry, kiire sisenemine, vajutan buy. Okei, one click trading, siis me peame sellega aktiveerima, accept. Ja nüüd, kui ma vajutan buy, siis trade läks sisse. Nagu sa näed, 0,01 lotti jookseb, ma saan siin sissepoole zoomida, väljapoole zoomida kahe sõrmega. Ma saan paremalt äärest seda graafikut üles-alla zoomida. Ja kui ma nüüd lähen all keskmise ikooni peale, kus on kirjas trade, siis siin mul jookseb see trade. Mul on see trade võimalik siis manuaalselt kinni panna, näiteks sellega, et ma swipe'in seda paremalt vasakule ja nüüd kõige parempoolne on mul see linnukese märk, klikin peale ja close trade. Ja sellega ongi trade suletud. History all ma näen, et mul on trade suletud -0,63 sendiga. Nii, siis samamoodi mul on võimalik avada ka trade'i paremalt teise ikooniga, see kella ikooniga. Siin on mul võimalik panna siis manuaalset trade'i sisse. Et ütleme, ma soovin näiteks müüa siit, sellest kohast, siis mul on võimalik panna ka alt stop loss ja take profit paika, ehk siis SL ja TP. Ja SL tekkis siia üles, mul on võimalik seda SL-i nüüd nihutada ja ma näen sellega ära, kui palju ma riskin tehingu kohta. Ehk siis näiteks praegu mul ongi stop lossi piir, nagu sa näed, paremal ääres on kirjas 4080. Vasakul on siis mul näha, et see stop lossi suurus on $7.69. Samamoodi mul on võimalik TP peale panna, klikin TP nupu peale ja nüüd ütleme, et ma tahaksin müüa seda siia viimase low alla, siia samma. Ja ma soovin siin tehingust väljuda, siin on minu entry ja siin on minu siis stop loss on ju. Ehk siis ma riskin $7, et võtta $22, mis on väga-väga hea trade. Et sellega on võimalik sul arvutada lotti, arvutada riski, kui palju sa reaalselt riskid tehingu kohta. Ja täpselt neid samu andmeid ma annan ka tegelikult enda Telegrami grupis, kus ma ütlen näiteks, et müü kulda 4072,35 pealt, stop loss näiteks on 4080 ja take profit on 4050. Et see on see viis, kuidas sul on võimalik pending ordereid sisse panna. Ehk siis me ootame, et turg liiguks sinna ülesse ja siis see tehing aktiveerub automaatselt. Nii, ja kui kõik on paigas, siis all vasakul on see sell limit, noole märk, ma lihtsalt swipe'in seda, ja ongi tehtud. Ehk siis tehing on mul ootel sees. Siis mis on veel võimalik siin näiteks teha? Mul on võimalik ülevalt vasakult erinevates timeframe ides, ehk siis
erinevad graafikud, erinevad, ütleme, 15 minuti graafik ehk siis M15 tähendab seda, et iga küünal esindab igat 15 minutit. Ehk siis see on 15 minuti graafik, see on 30 minuti graafik, tund aega ja 4 tundi. Ehk siis mul on võimalik vaadata ka erinevatelt graafikutelt seda hinda, kuidas ta liigub. Nii. Ja teeme siis ühe asja veel, panen selle penningu kinni siit. Ja lähme korraks laivi sisse. Ütleme, me läheme sisse natuke suurema lotiga. Ütleme, tegelikult mitte siit. Ütleme, meil tuleb signaal GBP Audile. Ja näiteks GBP Audi me kaupleme natuke teistsuguste lottidega, sest et me umbes riskime keskmiselt 20 pippi. Siis kui sul on näiteks 200 või 400 konto, siis me võime vabalt treidida umbes 0,1 lotiga. Ütleme, ma otsustan siit sisse minna. Siis nüüd, mis siin on, näiteks ütleme, me sisenesime siia sisse 0,1 lotiga, mis on 10 korda suurem kui on kulla peal. Ja ütleme, ma tahan nüüd panna sisse stop lossi. Ehk siis stop loss näiteks panen ma siia, ütleme näiteks siia, kuhu iganes. Siia ülesse, ma riskin 50 pippi, nagu sa näed siin üleval on kirjas 507 pointsi, ehk siis see on 50 pippi risk, mis on väärtuses $35.62. Siis ma panen selle siia peale. Nii, mul on trade sees. Ja ütleme, mul läheb nüüd trade mingi hetk kasumisse või näiteks isegi ei ole vahet. Ütleme, ma tahan ühel hetkel võtta profitit välja, kui hind tuleb kuhugi siia. Ma näen, et hind on tulnud, ma tahan võtta näiteks partial profitit ehk siis osalist kasumit. Ehk siis ma ei pea tervet tehingut ära sulgema kuskil. Mul on võimalik teha selline asi, et ma swipe'in selle siia ülesse ja ma modify koha pealt, mul on võimalik näiteks panna 50% kinni, 0,05-ga. Võtta 0,05 lotti koju, ehk siis sulgen ära 0,05 lotiga. Hetkel on siin miinus ees, sest turg ei ole liikunud, aga ütleme, et oletame, et siin oleks mingisugune $10-20 profitud, siis ma sulgen pool positsioonist ära. Mul jäi järgi ainult 0,05, nagu sa näed, 0,1 asemel. Ja ma võtsin 0,05 lotti koju, ehk siis 50% positsioonist ma võtsin koju ära, oletatavalt kasumit ja vähendasin enda riski. Siis järgmine asi, mis kindlasti on hästi oluline, mida me ka hiljem hakkame rääkima, on siis see, kuidas stop lossi break evenisse panna. Ehk siis, kui ma nüüd siia ülemise selle SL-i joone peale vajutan, siis mul on võimalik seda SL-i ehk siis stop lossi nihutada lähemale. Ehk siis mul on võimalik riski vähendada, ehk siis $17 pealt mul on võimalik see tuua $6 peale ja ütleme, kui hind oleks kasumis, siis ma SL-i sell tehingu puhul toon oma sell tehingu alla. Ehk siis näiteks siin ongi kirjas, et kui stop loss hitib, siis ma ei võta enam lossi, vaid ma võtan $1.26 kasumit. Ehk siis ma kaitsen enda positsiooni ja stop lossi kasutamine on üks olulisemaid asju ja alati on mõistlik enda stop loss centrisse viia, et vähendada riski ja exposure'id turul. Ja kõiki neid asju, kuidas teha, millal teha, neid ma ise siis uuendan ja update in teid läbi grupi. Meil on Telegrami grupp, kus on free signals ja sinna ma kogu aeg postitan, kui ma midagi otsustan teha. Ehk kas ma otsustan tehingust väljuda või ma viin break evenisse või ma võtan partial profit eid või mis iganes. Kõik uuendused tulevad sinna gruppi ja ega rohkem siin midagi ei olegi. Et suhteliselt lihtne kasutada, natuke vaja harjutada ja käppa saada, aga other than that, väga-väga lihtne. Soovitan kindlasti vaadata seda videot vähemalt 1-2 korda läbi, aeg-ajalt uuesti, eriti just algusperioodidel, et asi saaks ilusti käpa sisse harjutatud. Igal juhul aitäh ja juba järgmises videos näeme. Tšau!